Tere! Mina olen Kalev Bytelife'ist ja täna vaatame, kuidas saab kasutada Logstacki Windowsi põhiste intsidentide analüüsiks. Ja uurija vaatab veel natuke edasi, et mis siit veel silma võiks jääda. Ja üks võimalus on võtta pilt natuke laiemalt ette ja vaadata üldist võrgupilti, mis siin masinas veel võib-olla on juhtunud. Ja selleks üks võimalusi on võtta lahti üks dashboard, mis kajastaks tulemüüri reegleid või tulemüüri logisid ja vaadata, mida tulemüüri logid ütleksid meie allika kohta, milleks oli siis, kas me seda kuskil tähele panime või ei pannud, aga on 44.2.11. Ehk siit on siis võimalik neid beaconeid näha, mida me just hetk tagasi nägime, mis jooksevad kuhugi välismaailma. Sellel pildil justkui ei oleks midagi, mis väga silma riivaks. Mingid üksikud ühendused kuskile mujale veel, siia-sinna. Lisaks tulemüüri logile vaatame ka veel netflow infot, et kas meil on näha mingisuguseid anomaaliaid sellest vaatest. Ja kui meil see pilt siia kenasti ette tuleb, siis on näha, et siin on päris suur piik äkitselt umbes sellel samal ajahetkel, millest me oleme kogu aeg rääkinud, umbes 14.50 paiku. Ja võiks siis nagu pisut uurida, et millest see piik siis on tingitud, et kas sellel võib olla mingisugune seos meie käivas olema uuringuga või mitte, et ajaliselt ta sinna ju sobib. Ja on siis näha, et kui me selle filtri peale vajutame, siis antud juhul oli see natuke all filter, port 80 on kindlasti väga palju kasutusele, võtame selle sourceboard'i filtri siis hoopis. Võtame siis sourceboard'i filtri siia peale üle kogu selle ajaperioodi ja on näha, et seda esineb siin hästi vähe, see on suhteliselt unikaalne ja on siis näha, et IPv4 ei toimu meil mitte midagi, küll aga on IPv6 näha mingisugust liiklust. Ja kui me nüüd vaatame, kust see liiklus tuleb ja kust ta läheb, siis on ta nagu näha, et ta tuleb tegelikult sellest samast hostist 10.44.2.11. Meil on selline keskkond, kus V6 ja V4 aadressid on hästi sarnased, ehk meil on võimalik kohe aru saada, et see on tõepoolest see sama host, millega me siiani tegelesime. Ja siit slaidi pealt on meil tegelikult kaasa võtta selline huvitav infokild nagu target aadress, kuhu see ühendus siis loodi, selline kaunis IPv6 aadress ja võime ka selle oma case notesidesse kirja panna. Ei taha seda dashboardi muud salvestada, et saime sealt kätte kõik info, mis meil vaja oli. Ja case notesid ja meie demo case notesid circa 500 megabaiti transfer sellisele aadressile. Add comment. Huvitav, mis asi see võiks küll olla? Selle uuringuks võtame jällegi ette faili vaate, kuna suure tõenäosusega selline suur asi võiks ju olla fail ja vaatame, kas meil on midagi, mis meile sealt silma torkab. Ehk võtame siit mõne discovery ja huvitab meid siis mitte flow recordite oma, vaid hoopis endpoint file. Ja paneme siia siis meile huvitavad filtride. Hostname,
VS1 ja nüüd oleks tegelikult meil hea võtta tegelikult natukene peenemaks seda aega, sest siin on päris palju aktiviteeti. Et võib-olla tuleme korraks selle dashboardi juurde tagasi ja võtame siit natuke peenemaks selle aja, et aru saada, kus meil see ajaliselt on. Ehk see on siis meil 14, 50, 30. Okei. Ja paneme ka siia samasuguse ajaakna 14, 50, 30. Ja ka teise ajaakna natukene väiksemaks. Siit on meil see filter vahepeal ära kadunud. Niimoodi vaatame. Okei. Siin on siis 190 kirjet meil ja võiks filtreerida seda ka kasutaja järgi, kuna me hetk tagasi just nägime, et midagi kahtlast toimub Jamesi kasutaja õigustes. Siis on meil siit näha, et alles jääb ainult 100 faili ja neile me võiks ju pilgu otsa visata ja vaadata, kus nagu midagi juhtub. Ja filtreerida siit 1,2 välja, et seda me võime kõigepealt teha niimoodi, et vaatame mõne popima protsessi. Chrome'i on muidugi päris palju, ausalt öeldes. Aga vaatame, mis meil siin Chrome'is siis toimub. Teeme natukene suuremaks selle ja laseme sellise diagonaalis pilgu üle. Kas meil torkab siin midagi kahtlast silma, mida Chrome normaalselt võib-olla ei teeks, mida võib-olla teeks kasutaja. Ja nagu me nägime, siit ei tulnud midagi välja, mis oleks meie silma riivanud, aga võib-olla me vaatame lihtsalt liiga vähe minevikku. Et teeme selle minevikku natukene pikemaks, anname siit minutit 2 juurde, näiteks 48. Et kas siit jääb midagi huvitavat silma. Võtab 1 hetk aega päringu teostamiseks ja tõepoolest siit tuli nagu päris hulga aktiviteeti. Et võime korra selle Dropboxi siit eest ära koristada, et see Dropbox ei andnud meile midagi huvitavat, aga siin on nüüd siis midagi muud, mida me võime samamoodi kiiresti üles skännida silmadega. Vaatame, kes meil siin sellised popimad protsessid on. Võtame sama Exploreri, et me näeme ainult nii-öelda ühe protsessi logiside, et müra oleks vähem. Ja kui me siit sipake vaatame, siis siin juhtub huvitavaid asju. On siis näha, et luuakse üks fail kuhugi ajutisse kohta, mille nimi on CustomerDB, mis on kindlasti väga huvitav fail. Et see on kaunisti kokku sipitud fail, kuna ajaliselt see suur info liigutamine juhtus siit samast minuti sees umbes, siis võib-olla tasuks minna ja vaadata, kas see mahuliselt langeb kokku, et kas see võis olla see fail, mis siit meil liikuma läks. Ja selleks võtame ühenduse sinna tööjaama. Okei, saime ühenduse ja see koht, kuhu me pidime minema vaatama, oli temp kataloog, CustomerDB on tõepoolest selline üle 400 mega fail, ehk langeb väga hästi kokku selle vahetatud või liikunud infomahuga. Ehk meil on suhteliselt suur alus arvata, et see, mis meil siin nüüd juhtus, oli faili äravirutamine.
ehk siis meie kliendi andmed või mõni muu oluline fail sõitis meie poolt mitte kontrollitud keskkonda. Ja sellega võiks tänase demo kokku võtta. Aitäh vaatamast!